ABC Motorsi esindustest võib leida Renault tehase täiesti tuliuue mudeli Australi. Tegemist on kindlasti sellise sõidukiga, mis võib Eesti autoturul ilma teha. Vähemalt kõik eeldused selleks on loodud. Vähem kui nädal tagasi saabus meile müügile Renault Austral, linnamaastur, mis siis vahetab välja senise Kadžari seeria. Ta on oma suurustelt enam-vähem sama, natukene suurem, aga tehnoloogiliselt on see muidugi mäekõrgune hüpe, et need kaks asja ei ole omavahel absoluutselt võrreldavad. No, isiklikult mina näen ka seda autot esimest korda ja kui ma siin salongi astusin, siis kohe tegelikult oli emotsioon väga positiivne. Tunda on, et siin tegelikult on väga palju pingutatud selleks, et ikkagi klientidele meeldida. Räägi natuke autost lähemalt, et mida see Austral siis endast kujutab? Tegemist on siis esialgu 5-kohalise linnamaasturiga Kadžari asemel siis, ja nüüd tulevikus tuleb sellest ka 7-kohaline versioon, mis siis vahetab välja meie praeguse Koleose seeria. Ja ta on siis saadaval esialgu siin mild-hübriidina, lähiajal tuleb ka 200 hobujõuline täishübriid, automaatkast, kõik selline varustus loomulikult, aga nüüd kui mingisugusest kaasaegsest tehnoloogiast rääkida, siis 32 juhiabisüsteemi, millest osa on siis nagu üsna uued. Näiteks see, et kui sul hakkab kõrvalistuja autost väljuma, tagant tuleb jalgrattur, siis auto annab sulle sellest märku, et otter on nüüd mine, eks ju. Et selliseid tehnoloogilisi uuendusi on hästi palju peal. Võtame näiteks, mis ka juhti toetab, on siis 9,3-tolline see head-up display, eks ole. Et seda nüüd ei ole enam nii, et sul sõidab mingisugune klaasikene sealt armatuurist välja, vaid seda kuvatakse esiklaasile. Lisaks jagab ta siis kogu oma armatuurlaua ülesehitust täiselektrilise Renault Megane'iga ja seal on siis 2-12-tollist puututundlikku ekraani, nii näidikute plokk siis kui ka see keskkonsooli ekraan, sa saad kuvada navi emmale kummale, eks ole, et see peaks pilku nii palju teelt ära pöörama. Ja see on siis ühendatud kõik Google'i teenustega, sa saad oma Google'i kontoga see ära siduda, laadida alla omale sobivad rakendusi, autost otse võtta näiteks Waze'i, ekraani dubleerimine, et juhtme vabalt nii Android Auto kui Apple CarPlay ja mis on veel tore asi, või minu jaoks ka positiivne üllatus on see, et telefonilaadija on kolinud nüüd sealt armatuurlaua eestotsast juhile lähemale ja on lisandunud siis selline ergonoomiline käetugi, et sa toetad oma käe oma telefoni peale, kus all siis induktsioonlaadija peal see telefon laeb, et ühesõnaga neid nutikaid lahendusi on siia hästi palju juurde tulnud ja mis tõstavad siis nii turvalisust kui mugavust. Renault on Australi sisemust nüüd disaininud hoopis elektrisõidukite järgi. Tuntaval on Renault Megane E-Techi atraktiivne olemus. Mitte ainult disainielemendid, vaid ka tegelikult tehnoloogia, et Renault on alati olnud ju tunnustatud selle poolt, et meie hübriidtehnoloogia on hästi efektiivne. Et kõik see pidurdusel tekkiva energia taas kasutus ja kõik see, et siin just eelmisel nädalal valiti ju Dacia Spring kõige rohelisemaks autoks, eks ole, selle Green NCAP-i poolt. Et ühesõnaga see tehnoloogia on tõesti tipptasemel ja seda kasutatakse nüüd ka loomulikult hübriidide puhul, et see tõhusus ja kütusekulu oleks veel väiksem. Arenev hübriidtehnoloogia pakub võimsate mootorite asemel väiksemaid, säästlikumaid ja terasemaid jõuallikaid. Uued hübriidtehnoloogiad tegelikult pakuvad elektrijõul seda sama võimsust, mis sul vanasti pakkus 3-liitrine vabalt hingav bensukas, eks ju. Et kui me vaatame kiirendusnäitajaid, siis tegelikult see 1,2 või 1,3 turbomootor koos elektri toega seal kõrval kiirendab sama kiiresti kui see endine muskelmasin, eks ole. Lihtsalt see kütus, mis ta ära põletab, see kogus on palju väiksem ja heitgaasid on ka palju väiksemad. Et siin selle Australi puhul ka, kui me räägime hübriidi kütusekulust, siis on ta seal kuskil 4,5 liitrit sajale, eks ole, mis sellise suure pereauto puhul ikkagi on täiesti okei näite. Linnamaastur on ju lihtsalt praktiline igas mõttes, et ühest küljest siin talvel teekonarlustel sõites ja kõrge äärekivi vastu parkides lihtsalt selle autoga on praktilisem sõita, sa ei lõhutud ära. Teine asi on see, et sealt on palju mugavam sisse välja istuda, sest sa istud kõrgel, eks ole, sa näed kaugemale, ta lihtsalt igas mõttes on praktilisem kui selline madalal istuv sõiduauto. Võib julgelt soovitada, selle masina juures on avastamist palju. Tuleb lihtsalt minna ABC Motorsi salongidesse uurima. Australi hinnad on antud linnamaasturite segmendis vägagi konkurentsivõimelised.